Hommikune hurraa, head kolleegid! Küll meil on tore töö, alles me siit 1:30 läksime laiali, siin me jälle oleme. Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 10. töönädala neljapäevase istungiga. Kõigepealt on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Kalle Grünthal, palun! Head kolleegid, tere hommikust kõigile ja seoses käesoleva koroonakriisiga on Eesti Konservatiivse Rahvaerakond soovib esitada Riigikogu otsuse eelnõu, mis sisu on Riigikogu liikmeid nõustava teadusnõukogu moodustamine. Ja selle eesmärgiks on asjaolu, et kahjuks ei ole peaminister Kaja Kallase poolt tekitatud infosulg mõjunud hästi Riigikogu liikmetele ja Riigikogu ei saa olla passiivseks pealtvaatajaks selle kriisi lahendamisel. Kuna ütleme, et Kaja Kallas ei suhtle Riigikoguga, hoiab kõrvale, täna muidugi on erand, siis jäävad teadmata meile ka teadusnõukogu poolt antud soovitused. Kahjuks on ka teadusnõukogu poolt antud soovitused olnud äärmiselt vastuolulised. Kord öeldakse, et vaktsineerige AstraZeneca vaktsiiniga, kord öeldakse, et ei erinevate vanusegruppide osas. Ja seetõttu me selle eelnõu esitamegi, et kahel teadlaste grupil oleks võimalik võrrelda oma järeldusi ja leida optimaalne lahend sellest kriisist väljumiseks. Ja mis on veel erinevus, on see, et iga Riigikogu fraktsioon saaks teadusnõukokku esitada vähemalt 2 isikut, kasutades võimaluse korral ka epidemiolooge, keda ütleme praeguses teadusnõukogus absoluutselt ei ole. Ja mis on ka veel oluline asi, et Riigikogu nõustava teadusnõukogu istungid, arutelud protokollitakse ning need peavad olema avalikkusele kättesaadavad. Palun Riigikogu juhatusel võtta vastu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt esitatud eelnõu. Head kolleegid, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on otsustanud esitada eelnõu karistusseadustiku muutmise osas ning milles on 2 olulist, õigemini 3 olulist täiendust. Kõigepealt seadus täiendatakse paragrahviga 137(1) sundvaktsineerimine ehk inimese asetamise eest olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima, kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega, ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega. Ja teine oluline karistusseadustiku paragrahv on see, 138 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: meditsiinilise või teadusliku uuringu tegemise eest inimesega, kes ei olnud selleks vabatahtlikult andnud oma nõusolekut või keda enne nõusoleku andmist ei olnud teavitatud olulisest uuringuga kaasneda võivatest ohtudest, ja siin on maksimaalne karistus 8–20 aastat või eluaegne vangistus. Ja et see asi ei jääks väga õhku rippuma, anonüümseks, siis muudame õigemini paragrahvi 88 lõiget 1, et nimetatud 2 kuriteo eest karistatakse lisaks selle vahetule toimepanijale ka riigivõimu esindajat või sõjaväelist ülemat, kes on andnud korralduse kuriteo toimepanemiseks või kelle nõusolekul kuritegu on toime pandud või kes ei ole takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see on olnud tema võimuses, või kes, olles teadlik temale alluvate isiku poolt kuriteo toimepanemisest, ei esita kuriteoteadet. Aitäh!